Kallis päikesejänku, minu uus tuur Kangem Kraam on nüüd müügil piletikeskuses. Teie, kallid jänkud, saate osta sooduspileteid -30%, kui te kasutate sooduskoodi kuuküülik. Jätke meelde, kuuküülik ja saate endale 30% odavama pileti. Tulen igale poole üle Eesti. Paljud on kirjutanud, millal sa tuled Kuressaarde. Nüüd ma tulen Kuressaarde. Millal sa tuled Elvasse. Nüüd ma tulen Elvasse. Ma tulen igale poole Kangema Kraamiga ja ostke juba täna sooduspiletid, sellepärast, et neid on ainult piiratud hulk ja näeme show'l. Olen tuuril detsembrist jaanuarini. Aitäh! Kallid päikesejänkud, meil on nüüd ka Patreon! Ja see tähendab siis seda, et teil on võimalus näha meid, nagu toetada meid ja näha lisaepisoodi kuus. Kui sa šokolaadijänest 7.50 maksab, siis sa saad varasemal ligipääsu episoodidele ja sa saad kuus ühe salajase lisaepisoodi. Või siis sa võid 3.50 maksta, saad lihtsalt ligipääsu või siis 1.50 toetad meid niisama. Sa võid lisada midagi täna. Mõtlesin üks kohvi Circle K-st. Väga hea, see riff on tugev. Sa jätad ühe kohvi ostmata ja sa saad toetada meie tegemisi. Jah. Jah. Väga hea. See on hea. On niimoodi, et rusikareegel ehk kui on nagu rusika kaugusel, siis on piisavalt vali ja ei ole mingit nagu hingamist sinna. Kes mis aasta podcaster oli? Õpetad siin isa nikkuma, võtan praegu. Sina olid mingi, mis aasta? See aasta. See aasta? Ja Mattias kaotas meile ju. Mattias kaotas teile või? Ta veel tegi meie auhinnaga pilti näiteks fakki. Oligi salajutud said siis seekord. Eelmine aasta. Crazy. No. Võtsime isegi raadiot. Nice. Hääl. Davai. No me ei ole isegi seal, kui on Redditis see, et mis on teie lemmik podcastid. Ja siis on mingi 200 vastust ja mitte keegi ei ütle päikesejänkud. Aga te olete ju seal Spotify's ikka ju seal. No täpselt ja meil on kuulajaid tegelikult. Aga võib-olla teie kuulajatele meelde kirjutada lihtsalt. No täpselt, nad on munnid. Ei, nad on full dropid, nad on kõige mitte proaktiivsem fännibaas Eestis. Sest ongi, et te probably võib-olla olete siin Rogeriga meist paremad, aga lihtsalt teie fännid on laisad lihtsalt. Meil on emmed. Teil on emmed, jah? Emmed, vaata. Tuleb välja, et nad on kõige parem sihtgrupp Eestis. Emmed ja noored, nad viitsivad. Ja neil on raha ka. Ja neil on plekki. Mul on need üksikud mehed, kes ei tee mitte midagi oma ajaga. Ja sa ei saa neid teatrisse, sa ei saa neid ostma mingit kreeme, on ju. Nad lihtsalt... Ja Malju lihtsalt rääd, et hingab, teisegi nüüd ta ei pea enam ütlema midagi, et mis on hea. Kui midagi käib läbi tema käest, juba on sold out, no. Väga kurb kuulda. Väga kurb. Ei, aga tegelikult te olete 2 korda siis teinud Alexelat praegu. Jah, 2 oleme teinud. Kuidagi sa ei tunne üldse mugavalt ennast suga. Ei, ma ei tea. Või mingi kehakeele ekspert loeksid. Vaata, mul on see, et meil on see, et ma ei tea, kuidas ma välja näen. Ma olen see... See on väga hea välja. Muidu ma olen harjunud, et ma mingi Tanel, pane ekraanile ja siis ma vaatan, kuidas ma olen. Ja siis ma tean, et ma istun nagu ilusti. Meil on, ma tean vähemalt, et mina näen nagu parem välja siin podcastis kui päriselus, sest kuna meil on need tumedad kardinad, siis inimene on nagu kontrastsem, just kui tal oleks piirjooned ja need kaameranurgad on ka sellised rohkem nagu külgedelt. Ehk siis jah, minusugune covert nartsissist tunneb nagu hästi mugavalt ennast. Covert narcissist. Kõik on mingi nartsissist. Kõik tahad ju nagu hea välja näha, eriti kui inimesed vaatavad, on ju. See ei pea mingi vaimne diagnoos olema, et sa saad hea välja näha. Täpselt, et nagu, kui sa näed hea välja, siis sa tunned ennast hästi. No Roger, tegid oma asjad vetsus ära. Pissi. Jaha. Nohu. Köha. Kolumbianohu võin. Tead, ma olen proovinud mingi 3 korda. Ja ma olen mingi teinud kunagi nagu nooremana tegin, siis kui vaata ma käisin pidudel ja niimoodi rohkem.
aga ma tegin mingi 3 mul sai korda. ka 7 aastat tagasi sai proovida. Aga ma sain nagu sellest võlust aru, et selles mõttes, kui te tahate proovida, jumala eest proovige, et see on ei, tegelikult, aga lihtsalt saan teile paar numbrit anda. jah, noh, ja siis kirjutage kommentaaridesse @Daniel Weinbergs midagi. Kuigi ma hiljuti avastasin, et kui sa vaatasid, kouk on nagu mõttetult kallis hobi, siis ma tegelikult ei ole isegi nii. ei, aga ma leidsin, no sinu jaoks jah, aga ma kogun korteri jaoks, aga kui sa segad seda kus see loogiline see mulli vesib. Ei, ma mõtlengi, et nagu maitse on juures. Ma lootsin, et kusi ikka. Piss. Ei, see varsti muutub kuseks. Ta ongi selline slow sleeper. Ja tal tuleb see jõulu see väljalask, aga see nagu jääb veits hiljaks tal. Aga kui sa segad kokaiini söögisoodaga ja nagu keedad selle, muudad selliseks nagu tahkeks, ma ei teadnud sellest, aga see nagu mõju on mingi kuradi 1000 korda tugevam. Üli mõnus oli nagu. ja keemiatund pärast siis. Tal on laupäev ka, et siis lähen kohe koju katsetama. Aga kuna me alustame siis? Me oleme juba pool tundi teinud. Ja meil tegelikult varsti hakkab juba see, peame kinni panema. No aga oli tore ja aitäh, et kutsusite mind. Ja, sorry, et sa pidid uuesti külmetama. Sain veipida. Said veipida. Ma armastan veipimist. Mis su veibi lemmik maitse on? IVG tumesinine to the max. See on see peenikapulk või? See on kristallne tumesinine. Ma võin teile pärast näidata. Ma olen selle kõik seda usku saanud. See on see, mida mina influentsin. Õiget veipi tegema. Aha. Ja tegelikult, jah, ma olen... Järgmine kuu, Sigarexit, Pättelpoeg. Ei, see on alati inflokatel kuidagi niimoodi, et sa nagu teed seda Sigarexiti postitus samal kui veip on käes. Ma ei ole ennast aastaid nii hästi tundnud. Ei, no mina ei hakka isegi lolli mängima. Ma mõtlesin, et teate, et ma ei tea, palju nad peaksid maksma mulle, et ma oleks selle kampaania nägu, sest ma tean, et ma jääks kohe vahele, sest et mul on veip alati näpus, mul alati veip näpus ja see on minu pahe ja kõigil võivad olla. See saaks olla sinu ängel ka, vaata, et sa oledki seal videos nagu puffid seda ütled, et käituge mu sõnad ja mitte tegude järgi. Ei täpselt, tuua see söi. Not. Aga jah, see on nagu, vaat see on nagu üliriski, kui sa võtad selle infloka rolli, kus sa oled see karsklane ja et kus ma nüüd jätsin maha ja võtke minult eeskuju, aga osa sõltuvusest on relapse nagu, et kui sa libastud, siis kõik need, kes said inspiratsiooni sinust, on järsku nagu, kurat, see kõik on ülimõtet. Ja, et seepärast mina ei tahagi mingit. Mulle meeldib juua, mulle meeldib veipida ja reis, aga muidu ma olen normaalne inimene. No, see ongi normaalne. Eestis on nii, et eriti kui ütleb mingi laval on ju, et sa mingi oled olnud aasta aega kaine, valet ühesõnaga. Ja siis kui sa ütled seda, siis keegi ei hakka mingi plaksutama, kõik on nagu haudvaikus. Nagu... No ja siis sa tahad medalit saada või? Ei, nad hakkavad nagu kahtlustama, mis juhtus, vaata. Et kas sul on jalavõru, vaata, miks sa ei tohi juua? Mingi auto õnnetus. Naistel on kohe mina, jäin põhimõtteliselt kohe niimoodi vahele. Oli see, et meil oli 5 –, oli mingi filmimine ja siis ma teen alati nendega pitsi, alati. Ja siis oli see, et nad võtsid mingi viina kaasa, et ai pärdakas, sa ka on ju. Ma ei saa oma autoga, siis me kõik oleme autoga, üks teeme ühe, kõik chill on ju. Ja lõpuks ma kuidagi läbi ussi munni sain, nagu, et et me ikkagi ei saa teha, et mul siin pesi, aga siis nad vaatasid ka nagu veits kahtas, et mis mul viga on, sest et ma ju alati olen, et ma ei teeme, vaata, siis järsku on mingi, ei, ma ei taha veipi, ma ei taha suitsu, et see, ma olen teinud seda pausi, kui ma rase olin ja imetasin, et minu aeg on kantud ja nüüd ma võin edasi teha. See oligi väike paus. No, täpselt. Detox. 1,5 aastat, et nagu kaua ma siis pean, ma võin homme bussi alla jääda, siis ma ei mõtle, sain pool elu kaine oldud. Ma ei suudaks kunagi rase olla, nagu ma ei peaks vastu. Ma ei tea, sul tuleb praegu suht hästi välja. Aga kas meil muidu nagu siis nagu podcast käib, et teil siis alustatagi niimoodi, et ilma introta või? Lihtsalt niimoodi, jah? Ja see on väga huvitav, vaata, et see on õpi ja siis Tanel on rase. Ma olen rase. See on nii perses. Ta lihtsalt tekkis mingi hetk. See on see, et kohe kui... Tead, kui palju Dan vaeva näeb selle nimel või? See, kuidas ta räägib mulle kogu aeg, et KFC, nagu see vana ämber ju. Ei, see on ju protekas kõik. Puhas protiin. See on päris fileest tehtud. Ütleb reklaamis ju.
ja nii influenced kohe nagu söön ainult koorikut. selle ümber Saia. ja mul on bulking season praegu. Bulking season. Full keha aknet. Bulking season on all year round. Ja sul on kunagi nii olnud, kus sa nagu sööd mingi vaat ütlevad, et mingi akne või vinnide ja rasvase söömise vahel ei ole ametlikku seost leitud, aga me teame, et tegelikult seal on seos. No muidugi. Ja siis mul on vahest olnud niimoodi, kus sööd mingit kuradi rõvedat, mingit kuradi krõpsu ja frititud asju ja tunned, et hakkab see selja peal. Jah, aga siis on see, et kurat, et nüüd mul on need punnid, mida, mis ei ole nagu küpsend, vaata, et ma ei saa neid pigistada. Aga mis tegelikult aitab, on see, et nüüd sa sööd nagu veel sama palju paska, et siis see nagu valge tuleb kohe, saad aru, et sa nagu teed need vinnid kohe lõpuni. Ja... Appi ma nagu ei tea sellist asja üldse. Ei, sa teed nagu on the street, Danny kutsutakse mädakaamliks. Ta kannab seda seljal. Mulle jah vist ei teki. Et ma olen see aasta käinud 2 korda EMO-s. Sellepärast, et mul tekib seljale mingisugune nagu sügaval mingi ateroom või mädapunn, vaata. Appi. Ei, aga saad aru, ta keha on nii efficient. See kõik lähebki sinna ühte kohta lihtsalt ja ta väljutab sealt. See on nagu tema see vulkaaniline mägi. Ja siis ta ei lähe nagu, siis ta mingi hetk läheb nagu, et muidu ma arvan, et mul on lihtsalt see nagu nupp lihtsalt. See on põhimõtteliselt, kui naistel on päevad, et nagu kuupuhastus, siis sul on lihtsalt mädaga puhastus. See on tema Hawaiis. Mul koguneb mingi aasta mäda on ju, koguneb sinna. Ja see nupp on nagu, tead muruniidukil on see priming nupp, vaata. Sama... Kas ma näen välja nagu ma... Vaata vajutad mingi 3 korda, vajutad sinna, hästi mõnus nupp on see kusjuures. See on nagu päriselt. Hästi mõnus nupp on. Hästi mõnus. Ei, kui sa vajutad, sa saad kohe aru, seal on siuke hea pullback nagu. Ja siis mul tekib sateroom ja lähen EMO-sse ja panen nüüd sinna. Ma lähen alati, mul on nagu see välja töötatud. Ma lähen mingi 1:30 hommikul, öösel, kui on väike järjekord ja siis on alati mingi 3 surevat vanurit nagu enne mind ja siis mina oma vinniga ootan seal. Aga sul tavaliselt, kui öösel minna, siis ei tooda mingi kodutu ka tavaliselt, mingi röökiv kodutu? Ei alati. Ja see ongi see tüüp. Ja siis... kus pensionär on oma puusa vigastanud ja see vend on, mul on selja peal. Ateroom. Laske mind ette. Kellegil on ju algotsast ära tundnud, aga minu punn, ma olin siin enne. Ei, saad aru, mis oli eelmine kord, kui ma käisin. Et jõudsin sinna, oli 3 inimest enne mind ja siis tuli just pärast mind tuli mingisugune proua, mingi 50-ndates või nii ja siis läks sinna receptionisse ja proovis niimoodi sosistada see öelda, et mul on sügaval tupes puuk. Kus ta ütleski, mul on sügaval tupes puuk ja ma ise ei ulata, ma küüntega proovisin ja ma sain talt jala küljest, aga ta on ikka seal. Ja siis ma mõtlesin, ma tean ja ma mõtlesin, et issand jumal, ja ma olen enne teda järjekorras, et viisakas oleks, et ma nagu lasen ta järjekorrast ette, aga ma tahtsin minna koju KFC-d sööma. Ja siis läksingi otse kirurgi noa alla, vaata, tuimestab, lõikab sul lahti selle ja pigistab. Kuuled ka, kuidas see arst võpatab. Appi. 2 korda olen käinud. Ma kujutan ette, et see on niisugune nagu mingi klubi, mingisugune sebimine ka, mis sul toimub tavaliselt. Et mingi pihv tuleb sinu juurde, et ka, et mul on sügaval tupes. Ma olen puuks sügaval tupes. Kas ma võin olla puuks sügaval su tupes? Kas ma võin olla puuks sügaval su tupes? Järgmine pick-up line. Hei, minuga on entsefaliit suguhaigus. Et sa oled valaline praegu? Jah, olen küll. Surprising. Aga vaata, see puuk on juba suht täis söönud ennast. Ta varsti plahvatab. Ja. See kukub ise ära. Ja aussis ma läksin. Tän tuleb küljest lahti. Ta ongi praegu selles faasis, kus ta seedib seda. Kord 5 aasta jooksul seda einet. Ta ootab kuskil selle rohulibla otsas, kuni mingi pihv mööda jookseb oma tervise jooksul. Ja siis haarab sügavalt tukas.
sügaval tupes puh, noh, mõtle käid seenel. Ja, see oleks hea nagu Tänni mingi muusikaalbumi mingi pealkiri. Ja sa oled nagu prodund ja mussi ka, nii et noh, vaata, tõmbame selle asja käima. Daniel Weinberg sügaval tupes. Kusjuures ma ütlen, et tal seda räpikarjääri potentsiaali ma ei tea, millest sa räägid. Ma tegin Babylow'st ees seda ju. ma nägin seda. Ei, aga ta oli seal kõrval mingi. Ei noh. Tuleb küll. Ja siis näitasin Miikalile seda, ta on üks koomik ja siis Miikal ütles, ma poleks kunagi arvanud, et ma ütlen seda, aga mul on Helbingust kahju. Ei, aga kui ütlen, mis level süsivittus sa olid, et sa läksid nagu? Ei noh, ma olin nagu, ütleme nii, et ma olin väga selge too hetk. Ma nagu nägin. Tal oli siht väga silmas. Ma nägin neid riime. Ja siis ütlesigi see Mari-Liis Kaer oli seal, vaata, tegi sotsiaalmeedia. Siis ütleb, kuule, filmi kiirelt. Ja siis tegin 2 minutit. Sa tuled jobi mu seljale. Ma tahan jobi piisavalt 4. Ma söön 4 eest ära. Ja ta vaatas siukse. Ta vaatas, kuule, mulle see pedevärk väga ei istu. Ja siis tegin nagu lõpuni. Ja ütlesin Mari-Liis, go. Ja läksime nagu ära. Tõmbasime nagu. Aga ei, see on funny. See on kõige naljakam ikkagi see, et sa tegid seda näo eest kaast. Vaata, üks asi see, et netis on kõva vend, aga päris elus oled ka vist kõva vend. Ei, ma ütlesingi nagu... Eks ma natuke proovisin nagu siluda alguses. Ta on legend. Ta on Eesti kõige kõvem räppar. Mul on Eesti kõige kõvem mund. Nii et nagu ma hoian nagu segaduses teda. Kas see on kompliment või homonoveela nagu? Mis siin toimub? Ei, see on hea, et see nagu alguses ikka natuke poed perse. Ja siis annad perse. Sügavale sita vittu. Puuk ronib sügavale sita vittu. Sul on 2 munni perses, meid on mitu. See oli viide Eskode filmile. Aga kõige aegam on see, et... Ime mu munni tillimees, okei. See jutt, mis sa räägid, see on nagu tegelikult see, noh, mina kahjuks või õnneks olen oma aega veetnud koos Babylow'st, aga samas seltskonnas korduvalt, kui ma väga šarmikas mees. Jah, aga et sa väga nagu hästi oskate tema see essentsit võtta ikkagi üle, et ta võib-olla mingit pedejuttu ei rääkinud, nagu sina ütled. Ma mõtlen, mida ta mõtleb. Saad aru, nagu ma natuke olin mures, sest ma teadsin, et okei, ma teen nagu seda keikat, mis on siis ma ei teinud seal mitte midagi. Ma olin lihtsalt nagu seal plakatil oli mu nimi, aga neil ei olnud plaani, nad lihtsalt, no ma ei tea, lihtsalt pane jooki. Ma lihtsalt olin külas. Ei, sa tegid seda, mis Ameerikas on hästi popse appearance, club appearance, et noh, kõik tead, et Daniel on täna siin. Aga ma olengi päris Hilton. Sa oledki. Ma olen nagu päris Hilton. Päris viltus. Aga ma mõtlesin, siis ma nagu muretsesin, kurat, et noh, et saangi mingi lõuga Babylow'st, mis nagu oleks parim asi, mis enne tuuri saab juhtuda. On millest rääkida. No täpselt. Ja siis tuli nagu sinna, back'i ja siis ma sain aru, et ta nagu, ta ei ole üldse nagu kursis mitte mille, et saad aru, et tal pole telefoni, tal pole ta tuli, tal oli nagu käsi oli nagu verine ja mudane. Ei nagu I'm not making this shit up. Tüüp tuleb, tal on nagu käsi verine. Tal oli Great Escape oli kuskilt. Ja tal on Mr. Dufresne. You crawl through a river of shit and came out clean on the other side. Ta saab neid kutseid, saab vaata niimoodi, et keegi peab selle smuugeldama sisse kinnipidamisasutusse. Tordi sees. Tead, et sa võid... Eesti muusika. Hollikas, oota. Muusika. Sa võid esiuksest ka tulla. Hakkab võtab selle plakati maha sealt, vaata sealt kongis. See hakkab lusikaga kaeva. Ei kas te ei näinud seda TikTokis videot lambiste vanalinnas? Pani mingid lapsed kätekõvärtsi tegema kell 4 hommikul. Nagu et ta elab nagu täiesti teist elu. Ei, saad aru, et tuli ja ta küsis, kas tal oli püksilukk oli nagu lahti. Ja siis kas kellelgi on haaknõela? Mul pole lukku. Mul on vaja haaknõela. Ja ma olin okei, see tüüp tal vist ei ole TikToki. Pigem ei ole. Ta vist ei ole kursis. Ei nagu... Ta on siuke isa energia. No aga ta on ju vana tegelikult.
ei nagu selles mõttes, et oota, ma mõtlen, ta oli ju peaaegu 40 ammu juba, nüüd on mingi 40 pluss midagi, 45 äkki. Jaa, pluss kui inimesed ütlevad, oh my god, kas sa ei korda, et sa saad lõuga beebilustel. Ja siis mul on see, et esiteks vana ja teiseks ta on nagu väike mees. Ta ei ole nagu, vaat kui öeldakse, et oi plaa, reket tahab sul lõuga. Jaa, see on hirmus. Mul on see, et see on hirmus. See on hirmus. Aga beebilõust. Ei no. Ma panen käe ta pea peale, ta on nagu... Täpselt nii, see oli ahvartus. Kui sa mind lööd, mul läheb kõvaks. Aga ma mäletan, et selle sotsmeedia osas, et no nii, ma ei taha siin nagu detailidesse minna, aga mäletan, kuidas ta ükskord lihtsalt arvas, et keegi häkkis talle Facebooki sisse, aga ta lihtsalt ise pani oma parooli valesti, et nagu selles suhtes. Need on need pepupiraadid. Need pepupiraadid tahavad mu Facebooki. Sa tead, et proovis ühe korraga. Ta pani oma selle parooli ära, enter, vale ja ma olen häkitud. Parooli oligi niimoodi, et selles suhtes, et ta nagu jah, et ma arvan, et see TikTok, ta ei saaks sinna ligidale. Või see, kuidas ta sõitis nagu Ukraina sõjapäeval, vaata, sõitis mingi sott 40-ga sõitis nagu Ukrainasse, vaata. Ja siis jõudis piirile ja nad olid nagu ja nagu sa oled meile koor. Sa tegid selle sõja, ma ei teadnud, et see on võimalik, aga sa tegid selle sõja keerulisem. Ei hakkas, ja ma mäletan jah, et ei saanud ju sisse, sest ta oli kuskil piiri ääres, kuskil hotellis, ei, homme saame sisse, homme saame üle, ei, meil aetakse, tullakse vastu, sittagi ta sai. Elbing, tule koju. Vaata, ta on täpselt nagu see, kes see multika tegelane oli, see, kes neid ube sõi kogu aeg. Ta on täpselt see sama energia. Tead, see oli Beep hambus, vaata, siis tõmbas see Popeyes. Vaata, see on, neil on sama energia minu arust. Tegelikult on küll, jah. Sööb muru, jah. Ja siuke tõsine. Või mis ta, spinach? Spinach. Jah. Beebilus. Raske mind rindele. Minu uus album. Küsitakse seda käest, kes on. Kes ta ongi Andrus, lihtsalt nagu. Andke mulle machete ja ma lähen rindele. Ma mõtlesin praegu täiega, et oh my god, ma olen nii naljakas, siis mul tuli mõelda, et te olete ju koomikud, et päris kehva oleks, kui mul ei oleks. Ei, see oleks rahv karjäär. See oleks nagu väga rahv karjäär. Kui sa oled koomik, see ei ole. Aga minuga on selles mõttes lihtne, et ma naeran suht iga sõbra. Aga see on hea ka. Ta on mu uut tegelast. Ma hakkame vist tegema nüüd... Uus tegelane on lühike kole reket. Ma saadan sulle sõnumi, kuid sa ei vasta. Tõmban teki peale, sa ärkad, sa hakkad kiljuma. Ja ma ei nagu... Kustuta mu nimi ja mu number... sa juba tegid seda. Lühike kolerek. Lühike kolerek. Appikene. Et praegu tal on see nagu see Briti privilege, vaat, kus tal nagu, on. Otseselt ta nagu, kas oled kuulanud ta nagu räpi nagu lüürikad? It makes no sense. See enamus ajast isegi ei riimu ja see nagu see isegi ei sobi rütmiskeemi. Tal oli see... kõik on first take. Kas see oli kõik loos või tal oli, ühesõnaga kuskil laulus oli, et olen saanud vastu päid, vastu jalgu. Ja siis mul sõbranna plämmis peaga läks ütles, miks sa valetad oma räpis? Siis ta mingi, mida saad? Ütle, kes sulataks sulle vastu pead lüüa. Vana solvus. Tõsi. No jaa, solvuks muidugi. Ühtne gangster, no. Ei, ja siis isegi kui töötasin enda Lasnamäelt ma lauluväljakul. Su vanemad olid kuulsad. Sa ei ole beebilust. Sul oleks paremini. Isegi kui töötasin enda Lasnamäelt ma lauluväljakul. Vaat see ajab mind kõige rohkem kettas nagu kunstimaailmas. On see fake vaesus. On see, et oi, ma olen nagu rags to riches. Ei, keskklass. Sa oled keskklassist. See ongi Rogeri juures. Ta panigi tunni päranduse poiss. Ütles, ma ei pea muretsema. Rogeril pangala telefoni arvel. Kõik raha, mis te mulle toote, on ekstra. Ei, täpselt ja nagu, ja minu eest ongi, et nagu, kui keegi on rikas, siis ma alati olen olnud, et nagu embrace it, olegi. Muidugi. Sest et kui mina tulin vaesest päriselt, mitte keskklassist, no ütleme need, et mingi supervaesed ei olnud
keskklass ka pigem ei olnud aga mul sõbranna oli Viimsist ja mäletan, tema käis Reali, siis läksime temaga koos, läksime majapeole, siis kõik olid rikkurid. Ma mäletan, ma olin 17 vist ja siis seal olid mingid tüdruk rääkisime, et ma ei saa mingit tauna, ostsin mul valed päev iPhone'i, debiilik, vaata, mitu korda pean ütlema, et valged, see sitt on mulle musta koju, vaata. Ma olin mingi, samale mina just mingi 2-3 nädalat olin seal vanalinnas, mingi runner olnud, teenindajat abi, vaata, sitased taldrikud koristanud, et endal kasutatud iPhone osta, siis ma midagi mingit. Aga ma ei olnud nagu kettas ka, ma olin mingi türa tahaks ka nii olla, nii et mitte, et nagu, et ma pean mingi kordi orjama, et endale iPhone'i osta, vaid ma saaks öelda, et türa paps, mu iPhone ja see sitt ei tule värvi, toos. Et nagu ma oleks tahtnud seda elu. Aga ei saanud. Tead, see ei ole nii mõnus, kui tundub, et neil paljudel on... Teil on see vend, kes elab ikka veel täpselt seda sama elu. Aga nagu, Kakumäe rannas. Tegelikult enamasti ma olen tähele pannud, et neil ei ole pärast mingit ambitsiooni või mingit asja. Vaata, ma elan ka vanemate juures. Aga tead, miks, sest et mul ei ole see... Tõnu läheb koju selle juurde. Aitab selle. Tõnu, mis tunne sul on, et su tööandja nagu elab sellist elu? Jaa, ma elan vanemate juures, et ma saaks Tõnule maksta. Ja ei, ma tean, jaa. Jaa, aga kas sa saad aru? Vaat sa ajab mind ka... Ütle, kes on su ülemus ja ma ütlen sulle, kes ei saa. Ütle mulle, kelle vanemate juures sa elad ja ma ütlen sulle, kes on su vanemad. Aga sa saad aru, mis ajab mind ette, et Dan on kohe 30, elab vanematega, et ei ole täiskasvanud. Kui sa elad üürikas, nagu meie vahe on see, et kui me saame 40, siis ma elan nagu enda korteris ja sina kolid tagasi vanemate juurde, sest sa ei jaksa enam üüri maksta. Ehk siis ma just mõtlen nagu pikale plaanile. Ma tahan nagu seda Sammi asja teha, et ma speedrunnin nagu ja tead, kohe saangi. Tubli. Kangem kraam. Aga vot, alles saad 30 või? Jah, mais. Noh, et siis ongi 30, et see 30 ongi, lähed oma koju, et kui see, et siis sa olid terve aeg üürikas, et kui mul oleks olnud see võimalus, ma oleks ka olnud vanemate juures. The best. Eriti kuna nagu ma olen nagu hea poeg, vaata, ma nagu meeldin oma vanematele. Võits creepy on isegi, vaata. Jätta oma sokke vedelema. No muidugi, ma viskan lihtsalt. Ema! Vets! Aga sa tead, mitu paari nagu stuudiovõtmeid on meil kaduma läinud? Sest Danny vabandus on see, et helistab, vaata, kuule, mul ei ole stuudiovõtid praegu. Siis ma mingi, et kus on? No ma ei tea, kus see täpselt on, aga vaata, Emps pani mul püksid pessu ja see vist oli see püksitaskus ja seda ei ole enam. Ma olin nii kettas. Ja meil on nagu... Ma isegi pannud neid pessu, ma isegi pannud neid pessu. Need ei olnud pesukastis. Nahui sa pesed. Tõi nii kettas oma ema peale. Nahui sa pesed. Miks sa tuled mu tuppa? Iga kord, kui ta mu tuba koristab, ma ei leia mitte midagi. Mida ma öelda ongi, Dan elabki seda elu, et mis värvi iPhone, vaata. Saad aru? See on mu see point. Ei, aga mul ongi dream life, vaata. Aga sa oled ka siis nagu veits rikkast perest? Sa teed nalja, kõik ütlevad, mina olen rikkast perest, Dan on see, kes rannas elab. Tead, kui ta tuleb nagu toast välja, ta on varbad liivas. Paadi all. Oota, ma ei teadnudki, et ta on rikas, ma räägi veel. Ei, no ma olen Jõhvist pärit, on ju. Rida elamus, kasvasin üles, vene naabrid, 12-selt pere kolis siis Tallinnasse, uuele siis Tuiksoonele ja isa ehitas Merirahu rajooni maja, mis on see ülim, see rikkurite rajoon, aga asjad ei läinud plaanipäraselt, et põhimõtteliselt maja ehitamine oli poole peal, kui algas 2008 aasta majanduskriis ja see hittis kõige rohkem, hittiski nagu seda tegevusala, millega mu pere, et ühesõnaga ehitusmaterjalid muutusid kallimaks, raha sissevool nagu kadus sisuliselt ära ja lõpuks see maja saadi valmis nagu mingi üüratu pangalaenuga. Ehk siis tegelikult nagu ma ei olnud rikas peres, ma olin nagu
miinuses perest, nagu ma olin nagu mingi 600 tonniga miinuses peres kasvõi, ma olin nagu vaesem kui vaesemas peres. Meil oli nagu suur... Teil oli uhke maja, aga tuled olid kustus. Meil oli uhke maja, kus oli talvel küll. Ja see on see jutt, mida Danil peas käis siis, kui tal nagu vanemad viskasid ta Rocca al Mare koolis. Ma olen from the trenches. Ma olen from the trenches. Rocca al Mare koolis, kui sa maksad ikkagi. Ei, see oli nagu insane. See, mis ta räägib ja mis tegelikult toimub, on täiesti erinevad asjad. Kas ta just ei rääkinud need inimesed, kes räägivad from trenchest? See on tema. Ja, aga mina ei räägi just seda. Kogu aeg jätab selle mulje. Oi, ma seljakotiga siin lihtsalt. Ei, sest et minu teadmiste korral oligi lihtsalt see, et Roger on nagu rikkast perest ja ülejäänud vaata rotid kõik vaata. No me kõik keskklassi üles. Jah, no ma ongi Eesti selline mugav keskklass. Kuigi tavaliselt minu eest humoorikad peaksid just need olema, kes ei ole rikkast. Mis sa tegid nalja? Mu butler komistas ja mu... Ja, aga vaata need, kel pole raha, vaata, kuidas sa teed nalja, kui sul nagu pigistab kõri juurest. Jah. Ja saad nagu... See on see uus suund, mille ma võtan. Kui ma oleks päriselt nagu loaded perest, ma ei elaks, mul ei oleks see, et ma kogun korteri jaoks. Mul oleks juba korter, mul oleks teine korter, mida ma üüriksin välja. Okei, seda küll. Ühesõnaga, mis tähendab nüüd ta lükkab selle süü oma vanematele nagu. No jaa. See on kuidagi... Ma olingi lihtsalt kriismiis nagu fucking... Mõelgem välja, tere, ma olen No ma ei tea, jah, ütleme niimoodi, et mina tunnen, et mina isiklikult, ma ei ole küll teie stand-up, aga mina on naljakas, sest et mul oli hästi palju traumat, vaata, et sul ongi, et sul peab midagi olema, et kuna minul on see, et ja kõik traumaatilist asjad, ma ei taha mõelda, ja siis ma naeran selle üle, siis teed nagu naljaks. Ma ei tea, kuidas te... Ei, muidugi, mul oli kogu aeg see siis, kui nagu tuli see vale iPhone, vaata. Siis ma... Kas sa tead seda, kui sa elad nagu kuskil rajoonis, sul on nagu sõbrad seal ja siis su vanemad otsustavad uhkemasse, vägevamasse kolida ja sa mõtled nagu, me jätamegi minu sõbrad mudasse maha või? Tead, kui raske valus on või? Aga mul oli küll niimoodi, et me elasime korteris ja siis ostsime ja siis vanemad ostsid maja. Kule me elasime riigi poolt ehitatud majas, see oli ikkagi nagu... Sotsiaalkorteris. Ei, see mu kasuisa ja lase tee akent lahti. Kaitseväes. Sõjaväene major või mingi. Ja see ehitas kunagi 2000 alguses, siis riik ehitas argi vastu. Nüüd elasid seal ukrainlased. Aga kunagi see ehitas uhke maja ja siis seal võisid elada kõik, kes... Seal üks oli õhuväest, üks oli mereväest, teised olid kõik kaitseväest. Ja siis elasime seal... Kasarmus. No, kasvasid kasarmus. Riigi ehitatud korter. Kuna hea kasarm. No see ei olnud päris kasarmu, aga elu selles mõttes küll, et kui sa kõik kasu ei saa sõjaväelane, siis elad küll seda nagu kaitseväelu. Sul ka hommikujooks oli siis? Hommikujooks ei olnud, aga mul oli voodi pidin juba 7-aastaselt niimoodi ära tegema nagu teie. Üldse nagu, kui teised läksid mingisse lottelaagrisse, näiteks mina läks kaitseväelaagrisse. Ja tänane päeva ülesanne on 20-kilomeetrine trip, saad mingi 11, kõik ülejäänud on kõik poisid, ma mingi, mida ma teen? Ma tahan lottelaagrisse. Aga ei, selles mõttes kokkuvõttes oli nagu äge, et niuke teistsugune elu ja siis ongi, kui näiteks keegi mingi viriseb, peab kaitseväkke minema, siis tere, mu elu oli kaitsevägi, kas ma virisen või? Ei. Ja sa olid päris tubli, sest sa käisid noorena suht palju väljas, nagu sa said nagu linnalube siis nagu ikka vasakule paremaks. Ei, linnaload olid ikka normid. Ja kas sa võid selle vanematelt templi saada? Ei, ma lihtsalt hiilisin välja. Vaat see isa oli see Hendrik Terras või see... Terras oli mu naaber, Ei, mida? Oli see Riho Terras. Oli mu naaber. Oli see naaber päriselt? Hendrik ka. Meil on isegi grupi chat, kus on mäepealse lapsed. See on siis ikkagi trenches ju, sest nad on ju ka mingil haigel elujärjel ju ei ole. No, aga see oli riigi maja. Sul ka riigi maja. Nüüd tuleb välja, et see oli Häärber. Lihtsalt Kadrioru lossis seal kõrval selles. Kasarmu! Tahan mu Riho Terras lugu kuulda. Tahan. Mingi suvel olime... Ari oli Eestis külas, siis me läksime Mökule. Te vist tulite Telliskivisse ka. Ja siis läksime, no mingi kell 2 hommikul vaata, et olime Mökus mingi jooki pand ja tahtsime
süüa, ma olin kaine ja siis sõitsin autoga, lihtsalt mainin seda juurde. ei olnud vaja selleks. Mainin juurde, sõitsime sinna muidugi kell 2 öösel oled kaine. Staapi, on ju, seal Mustaka Nõmme nii vahel. nagu sa kaine peaga tahad ikka. jah, on see, Väike staap. tahtsin midagi rasvast kohu seintele. Ja siis oleme seal staabis, vaata, sööme ja siis tuleb mingisugune selline uhke tinditud klaasidega mersu pull-up'ib, vaata. Ja siis sealt tuli välja 2 ülikondades mingit tüüpi ja nagu täiesti mälus Riho Terras. Ja siis kõndisid sinna staabi juurde, vaata, ja siis Riho küsib meilt, et poisid, mis siin hea on? Ja siis olime nagu rukkiburger. Väga õige. Siis küsib selle teenindajalt, et kus siin WC on? No see staap, vaat, see on seebikarp. Seda teenindaja näitab nagu põõsas. Siis läkski kuidas põõsas. Ja siis vaatan, meie kaitseväe endine juhataja. Ei no aga literally. tegelikult see annabki usku juurde, et ta on nagu meie, vaata. Ja, aga ta oli viisakas, ta küsis. Ei, muidugi küsis. Kus ma saaksin kergendada? Ja, kus ma saaks ennast kergendada? Ja mida maitsvat pakutakse? Ta oli all around nice guy. Ja, muidugi, kui sa ja siis mingi ette nagu sõi ja mingi ette nagu tundis nagu Ari ära, vaata. Ja siis oli nagu, et kas su Ameerika lugu on siis läbi? Väike riff. Väike riff. All around great guy. Täiesti, ta nagu tundis mulle. Ja siis Ari ütles, et ei, ma tulin lihtsalt külla. No selge. Ja siis mingi hetk hakkasime nagu meie nagu ära minema, vaata, ja siis ma mingi ütlen thank you for the service, on ju. No mitte staabile, vaid Riho Terrasele. Thank you for your service. Ma nendele turvameestele. Ja siis Riho vaat pani rusika püsti, ütles, hoidke seda väikest, mis meil on. Munni või? Ei, ta ei olnud kusel, see mul hoidke seda väikest, mis mul on. Okei, Riik, ei see on cute, aga... See on cute lugu, jah. See mul tuli sellega meelde, et te tulite Kariga ju fonoteeki. Me nägime. Mina süsivitus. Ma nägin Harri Matti. Jaa, nüüd tuli meelde. Ma tegelikult väga, ma vist hommikul mäletan, et ma mingi hetk hoidsin Harri nagu täiesti full haardes. Ma olen mingi, I miss you so much. Ta on mingi, okei, lase lahti. Ja nüüd sa oled mingi Ameerika staararustaja, käib perse. Jaa, ma ütlen talle iga päev. Ei, literally. Jah. Et aga jah, see on nii naljakas, kui ma Miami's ju käisin ka, see oli niimoodi, et me läksime mingi tüüpidega, läksime ühesõnaga mingi majapeole ja siis seal nad olid mingi, et kust sa siis pärit oled, ma mingi Eestist, siis kõik olid mingi kohe Tari Matti, siis ma mingi vau, et ma olen nii palju käinud Ameerikas ju kedagi, siis alati mingi kus, kes, mis ja et siis kui me Brigittega käisime LA-s, sa pead ise kõigile kogu aeg rääkima, et on Famous in Estonia, vaata. Muidugi, mul peab. Ja, ta mingi, ei, ta reaalselt ütles seda isegi see TSA checkile ütles, et by the way, I'm Famous in Estonia. Et siis oligi nagu naljakas, et kui ma läksin ja ütlesin, et Eesti, jah, siis famous singer, speak now, later is late. Famous everything from Estonia. Speak now. Siis ma ütlesin tüdrukud tagale mingi, shut up. Nad oli mingi shut up. Ma tean, et siin võõradega mul on piinlik. Plus Eesti kuulsus, noh. Chill. Ei, reaalselt, mis ma ütlesin, aga ei, lihtsalt ei, Harri on tubli, aga mul on hea, vaata, kui ma olen joviaalses olekus, siis mul on nagu see, mul on armastus, aga mul on viha, ma mingi love you, aga who the fuck you think you are? Tule siia, mine ära, tuleme, kuhu sa lähed? Selline nagu venelase armastus. Jah, löödi siis. Tõmba nahhui, kuhu sa lähed? Selline, noh. Jah, kõva käega. See armastab see. Aga ei, kuna teie siis Ameerika? Siis kui Eesti jääb väikseks. Siis kui Eesti jääb väikseks. Ja mul meeldib, kus mingi 1,5 aastat tagasi inimene, millal siis Ameerikasse lähed? Mul on see, et ma ei müü Eestis välja. Nagu, kas sa tead, esiteks, kui kallis on minna välismaale nagu tegema seda asja. Ja. Sa maksad peale ja siis sa tuled Eestisse ja selle ajaga kõik on Eestisse ära unustanud. Ja siis sa hakkad siit nullist ehitama seda momentumit. Ehk siis on õige aeg minna, kui sul on Eestis kand nii maa sees, et sinu äraolekul inimesed hakkavad igatsema sind.
jah , et sa paned välismaal olles asjad juba müüki , et siis noh , nagu Sander teeb , onju . jah , kui me Aussis käisime , siis nad rääkisid , et Sander on seal mingi tavaliselt juba 3 kuud chillib , et jah , mm. see herne hirmutis seal põllul vaata . põllul . sa ei saa aru , kui palju raha ta saab selle eest . ja , lihtsalt see on niimoodi , seisabki . ta on lindudele väga veenev . tavaliselt linnud harjuvad ära , et see ei ole päris inimene . aga tema puhul . see on Sander . oh my goodness . jah , Need mullased , need kuradi Air Force'id . vaata siis su paps on kasuisa on Jah. siis kaitseväe . oota , aga millega ämps siis tegeleb ? mul ema läks , ta Tallinkis on töötanud põhimõtteliselt okei. terve aeg , kui väike oli , aga nüüd ta lihtsalt oli tark , tegi switch'i , et ta töötas enam , Eesti Tallink sõitis Eesti-Soome vahet või Eesti-Rootsi vahet . ja siis sai aru , et okei , et ta läheb Soome tööle Tallinkisse , ta teeb sama tööd , aga teenib 2 korda rohkem . et nüüd ta sõidab Soome-Rootsi vahet või siis et ühesõnaga , et Tallinkis , aga lihtsalt . davai , ma viisin klubist koju ükskord ühe Tallinki töötaja Biffi ja tal oli mingi see , rääkis vaata , et no ta nagu oksendas takso täis onju . ja siis mul korra tekkis see , et okei , kas sa oled mingi ülimälus , vaata , kas ma olen mingi kuradi , kasutan ära su seda võimetust või . siis ta oli , ei , mul on lihtsalt see laeval sõitmisest on see sisekõrv on nagu tasakaalust väljas , vaata . et hästi väiksed alkoholikogused panevad kettima . okei . ja siis päris rets ikka . ja ta oli nagu sea legs , vaata . ta oli nagu Jack Sparrow seal . Where's the rum gone ? mina siis on kuradi taksos , vaata . kuidas sa seda koju said ? no lohistades muidugi . ei ma noh . ei nagu , mis su muu vali , kas sa oled nagu , või nagu , kuidas sa ? ei no ma ikka , lasin tal nagu tühjaks kettida end põõsasse ja siis me kõndisime tema poole , vaata . kettis kraanikaussi natuke ja siis tegime ära oma vanainimeste asja . kas ta ikka pamba pesi vahepeal või sul oksa ees käis küll ? tead , said mingi , tead , ole hullu , let's go . miks me peenutseme siin , vaata . kuradi , naine on naine , tema kuradi , see on tema naiselik vägi on see rooksendamine . happeline ila , vaat see Negroni maiguga musid , vaata . Negroni maiguga . olidki jah , et ja siis kuradi , aga ma jään nagu magama , vaata seal tema poole , vaata . ja siis mingi hetk ma olen , ei , kuule , ma lähen koju . ja ta on nagu , seda ma arvasingi . ja läksid siis või ? jah . ma jään magama nagu . ei nagu mina täiega mõistan ka vaata , et tahad oma koju minna . vahepeal ongi see , et nagu ma tahan oma peerulina . mine . ma tahan oma peerusitalina . seal on peerusitalina või ? oi . ma ei tea , vaata , ma ise ei tegele kuule , ta juba aasta aega ei luba EMS-il neid peste vahetada . saad aru , et ma eile . oma lõhnaline . saad aru , eile saatsin ühele , Tinderist , olime Instagrami läinud , vaata . et ja siis saatsin talle pildi nagu , kus mul olid koerad olid nagu voodis , vaata mul . ja siis saadan pildi ära , näen nagu siin ja siis ma nagu vaatan pilti , nagu see lina on nii rõve . seal on nagu mingid plekid , asjad , vaata . ja siis ma kirjutan , see on koerte voodi . et see ei ole minu voodi . et sa lähed koerte voodisse nende teki alla või ? et pilti saata Biffile veel sõgedam . ja ma läksin koerte tuppa läksin nagu pilti tegema . aga samas see tekiks , vaata , okei , et tähendab , tüübil on koertel on oma tuba , kuule väga äge , vaata , voodid ja asjad ka , et see tundub küll , et aega kiib . järgmine pilt oleks endale see , kus sul on see jalutusrühm ka ja see on keel suust väljas . kas pisikestel on hästi ? kas pisikestel hästi , see lina on verine . ja . appikene , aga jutul on seljal akne . kas ta uskus siis , et see on koertevood või ? muidugi . et ei muutunud see nagu vibe , vaata , et sa kohe aru , et Tekus koerte toas on eraldi nagu Taanieli erinevad nagu need tuuripostrid seina peal . jah , hästi palju pilte . mis sul siis toimub selle voodiga ? meeste värk vist , ma ei tea , vaata . ei no lihtsalt . ta sööb seal raudselt . see on nagu , sa kümbled voodis , iga kord , kui ma helistan talle , ta on nagu kogu aeg , et voodis . tead , see pitsalõik kõhu peal . mul on siin koerte voodis praegu .
mis tahad, Roger? Ma olen busy. Roger, mis tahad? Ma olen hõivatud. alati üliunine hääl. Ja siis nagu peale 5 minutist kõne ütleb, oota, ma pean magama minema. Ma teen mingi. Ei, ma ei tea, mis rahustite all ta kodus on. Aga see tüüp legit dose the fuck out. No ma teen tööd selliste väikeste sööstudena. Sööstud. Aga mis tööd sa teed muidu? Ma teengi komedit. Väikeste sööstud. Väikeste sööstudena. Kogu aeg väsinud. No ongi lihtsalt see väike puugike lihtsalt seedib kogu aeg. Aga oota, sul tuleb nüüd tuur ka, jah? Jap, noh poole peal on tegelikult. Ei no ma tulen 3. Ei, ma tean. Ma saatsin ka. Saatis piletit, ma tegelikult plaanisin osta, aga ta annab tasuta, mõtlesin selles. Ega ma siis ära ei ütle. Ära seda, oota, Tõnu, ma ütlen juba sinu eest ära muretse. Tõnu selle peab välja lõikama ja ta ei taha, et ta nagu jagab pileteid, vaata. Ei, mis asja? Ma tegin pinti, tralli läks, võtsin tõsiselt. Ma olen Kristjan Vartelpoeg, ma pean kõik põhimõtteliselt tasutas. Halloo, ma famous in Estonia. Ei, muidugi. Tead, kuidas see Vaakin mulle Dirtilt tegi või? No. Tegin niimoodi, et me mingi ma ei tea, millest mingi podcastist rääkis, ta käis meil ka külas siin on ja siis küsis, et kuule, et olen mõelnud nagu vaatama tulla, et millal sul Tallinnas on. Siis ma olen 3., 23. ja 30. 31. jaanuar on mul Tallinnas. Siis ta oli nagu, et davai, ma tulen sinna 31. vaata ja siis pakkusin talle, vaata, et ma võin sulle lihtsalt saata ka nagu 2 piletit, vaata, et käisid podcastis nagu. Ja siis saatsin talle piletid ja siis järgmine päev see Vaakin kirjutab mulle, et kuule, et meil on see uus stuudio avatud, et tahad tulla nagu juukseid lõikama. Ja siis muidu just käisin nagu nädal tagasi, aga siis miks mitte uuesti tulla, vaata, vahendama. Ja siis kes tuleb juuksurisse fresh cutiga. Ma mõtlesin, vaata. Go wild, aga nagu jätta sees. Need see on kõik hiljutine olnud praegu, jah? Ja siis läksingi, vaata, lõikas juuksed ära. Ja siis see Vaakin küsib, vaata, et kas muidu maksad nagu kaardiga või nagu, kui ma ima arve ka saata, siis mul on see, okei. Ja siis maksin ära, vaata. Ja siis nüüd mul on see, et kui ta tuleb nagu 31. siis ma ütlen, et jah, et pilet on tegelikult 20 eurot. Et ei, ma mõtlesin, et see on see, et ma annan sulle tasuta asju, sa annab mulle, vaata. Ta alustab uut asja. Ei, muidugi, mul oli hea meel toetada. Aga vittu. Ei, aga siin on see, et tere, sina kutsusid mind juuksurisse. Mul polnud isegi vaja. Ma läksin. Ei, aga nagu ma sain aru, et ta kutsub kõiki, aga ma arvan, et sa ei ole ainuke, kes on praegu olnud veitsi, et läheb sinna. Eeldes hommik kutsub, siis on tavai palju maksad. Mina maksin ka. Ongi, see on äkki nagu hea turundus tal lihtsalt. Ei, ongi, sa mõtle, sa saad storysid ja sa saad raha. See on best influence. Ei, no see mõttes, et ma, vaata, mul on see, et ma tegelikult kunagi ei taha eeldada, et ma tasuta saan, aga ma mõtlesin, et kuna nad seal mingi filmisid mind ja tegid panid story'si, mina tegin story, siis hakkan ära minema ja siis ikka vaata, küsin, et palju võlgnen? 40 €. Mul on see, et mul on ka see kõige kallim peapese. Ja, see on päris hea. Ma käisin pead pese. Ei, mul oli sama peapesu ja föönismäng, mis on nagu fine, muidugi ma toetan oma sõpru. Aga kui sa ise kutsud, vaata, oleks siis see, et ma ise küsin, vaata. Ja vahepeal on nagu see ka, et tegelikult, mis on veits nagu kõlab nagu üleolevalt, aga see on mu töö kind of. Ma olen influencer, eks siis kui ma siin postitan, siis ma taasti ei maksa. Sest et mul on palju olnud ka need, et mul on olnud olukorda, kus ma tellin midagi ja siis keegi on mingi kuuled, aga tegelikult tahaks üldse koostööd. Siis ma olen mingi, et okei, aga siis... Sa saad kööki tööle tulla. Võiks koos töötada. Et nagu, et siis on mulle raha tagasi kandnud või siis, et mingid sellised asjad, et kui sa tahad, ma postitan, et niisama, mõne jaoks on, oota, kuule, tee väike riilsike, vaata, ja teen su väikse riilsike, see niisama, vaata, et see on ikkagi nagu äri ja see on reklaampind. Ei, no muidugi, sa tood ju horde, tood sinna kõik need inimesed, kes Alexelasse tulevad, nad saavad mujale eesse minna. Aga mul oli hiljuti see, et ma käin, lemmik söögikoht, kus ma käin praegult, on seal
Kakumäel on see La Memme, selline Itaalia restoran. Ja vanasti oli seal Rucola. Ma ei tea, nad alati, kui ma oma dieedist räägin. Ta on nagu horrendus teed. ei ole. Legit, nagu sa pigem tahad, et see tüüp ei mainiks su söögi kohta, kui mainiks. ja nad fritüürivad pitsat. Nii. Nad teevad pitsa ahjus valmis ja panevad fritüüri. 3 juustu pitsa fritüüris. Ei, tegelikult neil on see... Kas te olete lõpetanud? Neil on see kiviahi on ju, pitsa... Ma ei tea, kas kiviahi, lihtsalt pitsa-ahi. Juba muutub jutt. Neil on kivipitsa, ma ei tea. Aga neil on päris Itaalia mees, kes seal teeb seda pitsat. See, kus Dan astub sisse, see tüüp ütleb talle Buongiorno. Buongiorno. Dan on nagu, you're my guy. Sa oled Itaaliast. Ta ütleb, et tegelikult ta on mingi mehhiklane, vaata. Ta on nagu muy bien, ta on nagu itaalne. Aga ei, kõik nagu joking aside, ütlen nii, ei mulle kirjutas. Koha nimi on La Mamma. Ei, siis mulle kirjutas La Memme, vaata, et hei, et mõtlesin, et kui saaks mingi story teha, et siis võime sulle tasuta lõuna teha. Ja ma olin nagu, et mul on ema sünnipäev tuleb. Siis kingin talle sünnipäevaks selle tasuta lõuna. Ei, ma ei teinud seda. Ei sobinud kuupäevad, vaat. Ja siis... Paksid sulle ainult mingid kindlad kuupäevad. Ei, nagu emal, siis sünnipäevaks. Noh, läksime mujal, on ju. Ja siis... ma kujutan ette, et paps oli päris koha kinni pannud. Mitte mingi, mampsil tuleb sünna, lähme La Mammasse. Lõunale ka. Päevapraadis. See tasuta pitsa. La Memme. Okei, lõpeta. Oota, siis ema sööb, sa mingi oota, seda pilte vaata, ma oleks toori pannud. Jah, aga teen siis tasuta promo. Okay. La Memmis on nagu sitaks hea pitsa. Ta on nagu krõbe, aga ta ei ole, ta on nagu pehme samal ajal. Ta on nagu, ei, for real. Ma ei suuda. Ma teen tasuta kuradi promo. Minge La Memmi. Ma teeks seda, et sina tegid promo ära, aga ma võtan ise seda tasuta lõuna. No, aga mine võta. Ei nagu legit, sul on nagu see, et sa võiksid järgmisena kalapulki ka niimoodi kirjeldada. Mingi hea krõbe. Muidu minule kala väga ei maitse. Aga kui see ei ole päris kala ja on frititud. Mis ketšupit sa peale? Oi, Heinz. Ei, Felix ikka. Felix. Vähese suhkruga. Skinny. Jah. Aga okei, siis oled on ju vaesest perest on ju. Ja siis me siiski keskendume külalisele. Rääksime pool tundi praegu La Memmist. Ja päris proovige, La Memme on väga... Aga keskendume külalisele. Ja. Ei, aga no mõtlesin, see on minu väike jõulutegu, et ma annan neile tasuta seda reklaampinda, mis meil siin on, proovige. Mis sul veel ühed lemmikud söögikohad on tämän? Lihtsalt me saaksime umbes selle tema soovitust taseme teada. McDonald's, see on üks Itaalia koht. Le McDonald's, see pizza. Sa saad sealt. Aga see on Ameerika. Ja. Nii. Ja ühe korra McDonald's kirjutas kuule, et saad tasuta purks. Tee üks story. See toob rohkem nagu, et vabandage, te sõitsite Strive'ist tasumata läbi. Kas sa tead, kes ma olen? Mis on alati üli hea asi, mida... See on alati. Eritades, kui politsei sind kinni peatab midagi. Esimese asjana, kas tead, kes ma olen? Tuvastasime teid numbrimärgiga ja teie õde andis lahkelt teie telefoninumbri. Ütles, et teie kasutate tema autot. Aga ei, kuigi mul on nii, kus ma kõnnin mingi ööklubist mööda ja siis seal on ees on mingi asjur, kes ütleb, kuule, tahad klubisse sisse saada, et skip järjekord, kuna Drake on ju. Ja siis kuna Drake? Jah, aga vahest on nii, et Ollikas on Drake. Sa ei ole Dan kutsutakse selleks esimeseks kliendiks sisse. Tulge ära, ukse peal on. Ei, noor mees. Soovita kokteilile tulla. Dan on nagu Drake moment. Just a Drake moment. Just a Drake. Pannakse välja selle sooja lambi all istuma. Okei, kas sa lõpetad? Kutsutakse, et kui sa loodad seda, et
see on nagu spontaanne otsus ja eks ma ikka nagu maksan, vaata, ma ei hakka mingi küsima ennast tõesti. aga ma nagu, ei, aga ma, kus sind kutsuti klubist? Promoutori poolt. kas ma tohin jätkata? Kirjeldab olukorda, kus Club Studio saatis talle invite'i Facebookis. What a Drake moment. Just Drake thing. ja siis tasuta. Just Drake thing. Ja siis ma vaatasin, et Fientas saab Early Birdi odavamalt. Mõtlesin, et mis ma ikka küsin. Issand, see staari elu. Ma sain Early Bird. Ma ei teanudki, et see on nagu staaride nimi. Staaripakett, Early Bird. Aga siis tead, kus sa nagu lähed, oled nagu seal, nagu mitte nagu järjekorras nagu mingi pööbel, aga sa oled sellise nagu influenceri nagu auraga, vaata, seisad seal ja loodad, et äkki mingi turva on nagu, kuule, mida sa siin järjekorras teed, vaata. Sest neid olukordi on ka olnud, vaata, kuule, oot. Mida sa siin järjekorras teed? Tõmmake nahku. Tõmba nahku siit. Sa oled purjus. Mingi Pihv käevangus, kes ketib. Kuule. Tõmmake nahku. Appi. Ei, kuigi mul ühe korra T3 ees oli see, et kuule, mine jaluta natuke. Hinga värsket õhku natuke. Ei, ma olen nii vana klubi hunt, et ma, isegi kui ma ei olnud tuntud, siis ma järjekord ei olnud minu asi ja pilet ka. Alati ma tulin, oks laiali, davai, let's go. Jah, ja siis mul on nii, vaat, kus sa loodad, et see turva, vaat. Ja sageli ongi mingi comedy showdel käinud, on nagu, mida sa teed järjekorras? Tule. Mine ära. Riid, oi, las ma. Ja siis tead, kus nagu loodad, et see juhtub, ja siis on see mingi vene turva. Kes ei tea? Ta ei tea munnigi, vaata. Ta kuradi, ID-kaart. Ja siis on... Ta ei tea isegi, milline see välja näeb. Muidugi. Ta on nii vene turva. Ta on ju halli passiga. Ja ta küsib ja pass, see ei ole hall. Tead see siin üleval. Ja au paistas. Miks see? Vaata, aga ühesõnaga see jutu point oli see, et vahepeal saad klubisse nagu staar. Mõnikord saab ja mõnikord ei saa. Ei, see ühe korra ma sain oma Jõhvi sõpradega kokku, kellel ühel oli sünnipäev, mõtlesin, panin nad nagu klubi siis listi, siis ma ise olin. Teksa püksi peal kuiva. No, vaata, ma ei ole kunagi näinud siukest. Mul on järgmine valmis pandud. Üks alt, teine alla. Keskendume külalisele. Tüüp on 40 minti sellest, kuidas nagu lihtsalt vahepeal saan klubisse. Siis mul pidid need Jõhvi sõbrad tulema, vaat, nad olid nagu listis, nad panid kuradi seal mündis üle tee, stuudiost üle tee, panid seal jooki. Ja siis mingi jäts ma sõber helistas, kuule, et meil juhtus siin üks pahandus, vaata, et kuradi et see, meil pani üks tüüp siin oksendas radiaatorisse. Ja siis tüüp saad aru, kettis radikasse. Elektriradiaatorisse. See on kõige hullem koht, kus sa kettida. Kuidas sa puhastad seda? No see lõhn, mis ja sa hakkad kütma tuba. See on kõik. Okse haisuga. Ketiviiruk on sul siin nagu. Ja siis õnneks nad ei tulnudki klubisse, vaata, oleks mulle häbi teinud. Shout out homeboys. Ei, literally ma ütlen, et see podcast on täiesti niuke ATH unistuste podcast. Just et mingi 5 minuti jooksul 10 erinevat lugu, aga pointi pole. Mitte mingit pointi. Ma lihtsalt räägin. Ma olen kuulus. Ma olen kuulus. Aga kas sa oled siis, kuna sa tundsid, et sul see kuulsus nagu, nüüd sa oled nagu? Tead, vaata, ma arvasin juba mingi 2 aastat tagasi, et ma olen nagu kohale jõudnud. Aga nüüd, kus ma olen nägemas neid päris kuulsuse ilminguid on ju. Noh, täna näiteks olin seal MyFitnessis selle trepi peal, vaata. Kõnnin trepi peal ja siis mingisugune selline suur tüüp tuleb, vaata mu juurde. Ütleme, et head nalja teed. Viskas fistbumpi. No okei, ta ei öelnud nagu head naljad, ta oli nagu, et Tões nali? Ei, ta ütles, et me ei ole sul õpetud, vaata. Aga tundis ma ära nagu.
kuna sa siin tohku tõmbad? ei, kuigi mul oli see suvi, olin Selveris, vaata, seal Tartus olin Selveris ja siis mingisugune proua oli kassiir ja siis ütles mulle, sünges jamm. ei, mingi hetk sünges jamm oli nagu tuntum kui mina. See oli putsis. Sungesämm oli jah. Sungesämm pilti saaks või? Minul vist tuli podcastiga, sest nüüd inimesed on vaata ennem veits oli ka vaata see, et kui sa oled lihtsalt influencer, siis inimesed tuleme ka armastanud, tegelikult oli küll, et mulle meeldib su sisu või mis iganes, see ei lamp on ju, aga nüüd podcastiga on see, et tulevad mingid vanemad naised, nooremad naised, nooremad poisid isegi, nooremad tüdrukud, et siis ma tundsin, et nüüd podcastiga tuli täiega see, et või, aga mitte see, et nüüd tõused ära, vaid lihtsalt, et nagu äge, et inimesed võib-olla teavad rohkem või et keegi on nagu, ma lihtsalt käisin ja sõbra sünnipäeval, siis ta seal tema sõbranna tuli, ütles, et mu ema nii fännab, ta on kõik ta raamatud ostnud ja Alex, ma olingi, alguses ta ütleski, et jah, et mu ema nii suur fänn, kõik episoodid mitu korda läbi kuulatud, kõik raamatud tellinud, bla-bla, siis ma ütlesin, kuule, et ma ei tea, ma saadaks talle 2 Alexile piletit, need on ammu ostetud, tal nalja teada, et see ongi nagu loll oled. ja et selles mõttes on nagu lahe, vaata, et inimesed on nagu... rohkem seda, et kuule, mu poeg on ülisuur fänn. No. Aga ikkagi äge, et isa tuleb ja ütleb sulle. Jah, et see on ikka... Mina olen ka teie fänn olnud pikalt ju. Ma vaata, kui Roger alles alustas, vaata, mingis nendel open mic'idel. See nüüd oleks võinud Tänni näole suumi saada, kui sa hakkasid minust kohe otsa rääkima siin. Ma mäletan, kui ma Rogerit esimest korda nägin, oligi mingi open mic'i värk. Ja siis ma ikka naersin päris kõvasti. Mulle väga meeldis. Ja sa meenutasid ma täiega Brigitte Eksi ka. Oh shit. Ron või? Ei, Rauno, kes oli Rauno? Jah. Ma ei tea, mida ta oli. Ta näeb välja nagu Ron. Ehk siis põhimõtteliselt sama vibe. Ma ei tea, mis see kuradi üliveedrad mehed, kõik need Jakubauskased ja Ronid ja Raunod. Pikad ja. Kõik on nagu pikad, aga nagu... See Tänile ei meeldi, vaata, ta hakkab pea ringi käima, kui ta räägib nende. Sellised nagu veidrad, vaiksed, kuidagi kriminaalid, vaata. Aga see ongi mingi teema naistele nagu meeldivad, vaata. Sama see Legrand ka, vaata sinna. On ka selline suli ju olnud, vaata. No, tema ütleb, et ta ei ole suli olnud. Noh, ta kirjutas ju raamatu Päti süda. Kelmi süda. Kelmi süda ja röövli süda. Aga ei, selles ütles, et ma ei teagi, minule ei ole, minul meeldid ikka rohkem niised... Käibemaksu maksjad. Vormis, jah. Jah, no ma olen kartuli vormis. ei, nagu ma mõtlesin nagu... mitte välimuselt vormis, vaid nagu riietusvormis. Noh, vaat Piraduse särk. See on tema vorm, jah. Estne stiili näitaja. Hei, ma ei tea, kus naise G-punkt asub. Ausalt öeldes ei huvita ka. Piradus! See on statement. See on selle brändi lubadus. Naised ei saagi tulla. Kas sina ei teinud Piraduse seda intekat ka? Muidugi ma tegin. Teeb, jah. Pidaros on... Ta on mitu korda. 2 intekat. Reneega, jah. Ma tegin 1 inteka, tegin mõni aeg tagasi, siis kui oli see... kui ma tegin pedelõusta, no jobilõusta, vaata, siis... Rene kirjutab, ma ärkan mingi kuradi Hiiumaal hommikul, vaata, näen Reneelt on mingi ülipikk sõnum. Et kuule, ma ei teadnud, et kas ma oleme mingi tülis või midagi, aga no mina saan aru, et sa teed on ju nalja, aga siin paljud tahavad sind karistada ja ma kirjutan neile küll, et kuule, et see on koomik ju, et ta teeb ju lihtsalt nalja, aga mul on tunne, et paljud ei saa naljast aru ja et mina olen öelnud, et sa oled off limits, aga siin paljud, et minu sõna on ka ainult, ei ole piiritu. Ja siis ütleski, et kuule, et sa pead tulema siin tegema minuga intervjuu, näitama, et on kõik hästi. Jälle väga hea marketing. Ei, ta on ikka normid võtab selles mõttes vahele. Mina pidin taga ka tegema veebruaris. Aga siis ma jäin täpselt peale Eesti Laulu, jäin nii haigeks, et ma jäin nädala, ma mõtlesin, et ma suren ära ka. Mul ei olnud COVID, ma ei tea, mis see oli. Tegin kõik testid, põhimõtteliselt midagi on, ma ei tea, mingi surmakatk oli vist või? Piraduse viirus. Pidaros. Ja siis mul jäi see tegemata, aga ma olen näinud neid intakaid. Ostke banditost. Ja nüüd sind ei viidud metsa. Ja seal teises intekas ma tegin ülipalju jobilust. Ja siis ta ei pannud seda üles. Ei noh, see oli nagu laivis ära, aga ta ei pannud seda nagu uploadina üles sinna.
ja siis mõni aeg hiljem oli Peep Ilus tegi intervjuu. Mul on käsi verine. See oli HIV-i perses. Mu käel on HIV. Tead, kuidas Freddie Mercury sai AIDSi, jah? No. Tegelikult ta ei olnud ju homo. Arvad? Ja ei, tegelikult ta oli hetero, aga ta oli nagu maffias, vaata. Ja siis nad ükskord tegid verevannet. Nii et lõikasid käel, vaata, haavad. Et verevanne, aga see kellega tegi verevannet, tal oli AIDS. Ja saigi AIDSi niimoodi läbi verevande. Aga miks te ei öelnud seda siis? Miks te homo? See liigub rohkem sellist Danny ringkonnas. See on tema see Ancient Aliens, vaata, kus ta ajas ka juuksed sassi. Aliens. Nad hõõrusid oma verist keha kokku. Galiens. Galiens. Okei. Aga nüüd, oota, kui vanad su laps on nüüd? Mina saan, Ja, sinu kord. Mis kell üldse on? Vaja neid, 5:30. 5:30, okei, no 5 minutit saates. 5 minutit. Laps on 6 nüüd. Oi, võt poiss tüdruk, ma ei teadnudki, et sul tüdruk. laps. Ei teadnud, jah. Tegelikult on see, et vaata mõni, kui saab lapse eest, hakkab kohe nagu näiteks kodu või ema influenceriks ja niimoodi. No ma algus ikka nagu veits jagasin mingid asju, et see oli huvitav esimest korda. Aga kokkuvõttes ma ikkagi sain aru, et mu laps ei ole seda influka elu valinud, et vist toppida ta kohe internetti. Ja siis ta mingi on 14, ta on juba nii mitu aastat netis olnud, kui ta pooltest nendest aastatest ei saa midagi aru. Ja siis ma ei ole nagu postitanud et teda niimoodi, et kui ta piisavalt vana on ja nagu okei, et tema mingi stoorides on lasta olla. Ja sa saad niimoodi panna tas pilt, et sa paned selle musta ruudude näo peale, nagu need Epsteini mingid pildid. Jah, ei no ma nüüd emade peal postitasin temaga pildi, aga ta oli niimoodi, et ta nägu polnud otseselt näha, vaata, et ta oli nagu pool küljega, vaata, et siis niisugune mingi selline. Kas ta enam mähkusid ei kanna? 6 aastalt tavaliselt, ma ei tea, sina... Ma ei tea, mul ei ole laps olnud. Ei, aga sa ise, kui sa kooli hakkasid minema, sa võid mähkma teha. Ma olin nagu väga aeglase arenguga laps. Ei ütleks. See on surprising to me. Ja ei, ma toitusin. Ma olin rinna küljes mingi 6. eluaastani. Ma olin emmetissi. Ja see seletab minu mõndagi. Ma kartsin praegu ta ma ainult veits kohvi peale. Aga ma kartsin nagu suht hilise vanuseni. Kartsin pimedat, suht hullult, sest mul on nagu hästi elav kujutlusvõime. Ja hästi suur maja seal Kakuva rannas. No ja vaata suures pimedas majas on. Tead, kui sa näed oma toas pilli. Ja siis ma nagu kartsin üksi magada vaat suht kaua. Siis ma suht hilise vanuseni tegelikult magasin MS-iga samas voodis on ju. Nii 14. Full kubeme karvad. Aga kas sa nagu nüüd, kui sa oma korteri ostad, mis see, kas see on nagu mingi 2 kuuga on selline, et politsei kroonikast otsevad? Ja. Ei, see tuleb see. Siin kuui all elab Harimati Mustonen ja siin on Roger Andre kuskil seal nurgas. Selle sitamanniku all peitus. Me üritasin ta välja kaevata, aga tead, jääda. Kuldmüntid on kallid. Aga mul kusjuures ükskord käisin üürikat vaatamas Sõle tänaval, vaatasin, 2 sotti üür, püha liil ju. Siis läksin, ta tunned koridoris seda fucking toba hais. Okei, siin tehakse toas toba. Ja siis Leopard Spandexis, siis naine, kes näitas mulle seda korterit, ei hakka ta rahvust venetama ja siis näitab mulle seda korterit ja ütleb, et see korter on natukene kuulus. Siin omal ajal väga palju käes Võsa Reporter. Sa ei tee head reklaami. Ma ei see kõlab, et see on nagu Michael Jacksoni kinnas. Nagu äge, aga see ei ole nagu, kui ma otsin nagu kodu. Ja. Siin käis Võsa Mets. Aga mina elan Koplis, vaata. Terras on mul jälle naaberpaidu. Päriselt või? Jaa. On turvalisem ka kuidagi või? Täiega turvaline, aga nüüd ei ole Riho, vaid poeg. Oi, poeg? Ja. Noorterras. Noorterras on mul naaber. Mul on üldse lahedad naabrid seal kõik, et see Kopli areneb, Kopli on äge. Ei, muidugi, no nüüd Kopli on ju uus kuradi Merirõhu. Uus Merirõhu. Kallis oli küll kuradi Kopli lõpu kohta osta korter, aga Palju sa korterist maksid, kui ei ole salatus? No mul on koos parkimise ja panipaigaga läks kokku 257. 257? Tähem, see on ju... Sa said nagu mingi laenu või?
ei, ma läksin rahapatakaga, ütlesin, tead, Alexela 2 korda sold out. no tõsi. ja sa ütlesid, või noh, tegelikult äkki ma saaks niisama ka, sest noh, tegelikult. jah, ma teen teile paar story't. jaa, aga tegelikult võiks olla küll mingi see influka. või sa saad mingi madalama intressi, et näitad LHV. jah, ei oleks küll, aga ei, jah, võtsin ikka pangalainu ja maksan seda ja midagi muud üle. Vaata, kuna ma olen see mother, siis ma pean ikkagi nagu, vaata, kui ma oleks üksi, vaata, siis võib-olla veel chilliks mööda korda üürikaid ja ei muidu. aga sa tahad talle nagu mingit turvalist head kindlat kohta. täpselt, et ongi, et elame ühes kohas, ei ole nagu, siis alguses me ikkagi kolisime siin, kui ta noorem oli ja siis ma mõtlesin, et davai, siis mul oligi nagu eesmärk, et ma kogun raha ja ma vahepeal I got divorced ka, onju. Et siis, et siis oligi, et ma pean see raha kokku ajama üksi, et siis ma pean nagu tegelema sellega ja siis ma tegelesingi väga pikalt. Pani nagu siis nagu rohkem niimoodi, no motivatsiooni asju ka kohe. jah, kindlasti, et oligi, et ma nagu teadlikult panin väga suure oma teenitud raha, panin kõrvale ja ostnud nagu mingeid asju, laristanud suvaliselt, et ma ikkagi kogusin ja tegin. jah, see kuradi, vaat siis sa ei taha nagu lapsele pärandada, kuule, mul on ülihea pikaajaline üürileping, pärandan sulle. jah, täpselt. ja oleks siis vähemalt nagu nii nagu vanasti oli üürikatega, et see ongi päris, et see on korter kellegi peres on ju, et sa toetad kellegi nagu perekonda või veel parem, see on mingi sinu enda sugulase korter on ju, et raha jääb nagu pere sisse. aga nüüd on nagu niimoodi, et need kõik on mingi kuradi flipijate kokku ostetud mingisugused. Räigelt üle hinnatud. Kõigil on see, kõik korterid on identsed, see kuradi minimalistlik skandinaavi disain, tegelikult on see IKEA-st ostetud see fake marmor, et see näeks välja nagu mingi rikas korter. Ja kui sa saadad, vaata, noh, et ei ole see, et kui saadad üüri, siis paned sinna, konto nimi on mingi Tõnu Sepp, et see läheb nagu mingi päris inimesele, on alati mingi linnakodu aktsiaselts või mingi selline skeem, vaata, et see nagu, et ma maksangi kellegi nagu äri kinni, vaata, ja et see korter ei ole, isegi ei kuulu sellele ärile, neil on pangalaen. Et nad võtsid mingi 10 pangalaenu, skeemitasid ja nüüd on kõigi jaoks kallimad korterid. Et seda ma ei taha toetada. Ei muidugi. No igatahes ma soovin sulle edu täiega selle. Ja, küll ma jõuan praegu. Leiad. Aeg on. Ütleme niimoodi, et praegu peremehel leemekest leidub. Lisakad välja müüdud kohe ja kui on hästi, kõik läheb hästi. Jah, tulete salajutte ka vaatama. Ta ikka. Soojendama ei tahtnud tulla ju mõlemad. Ei vaatame ikka tuleb. Siis on see, et saadad piletid ja siis saadad arve mingi kuu hiljem. Tegelikult need piletid maksid raha, vaata. Ei, mina ei tee nii. Aga millal teil on järgmine? 10-11 aprill. Aprill, jah. Davai, siis täitsa võimalik. No, siis kui juba kohal olete, siis ma tehke väike soojendust. No, võib ikka. Hakkak nali. Ei, ikka võib. Ei, no ma ei... Ei, sa kutsusid siis, kui mul oli nagu mul oli enda tuur siis asjad, vaata, siis ma nagu... Ei, no me ei olnud seda teinud ka, vaata, me ei olnud announce'i mitte midagi. Siis vaatasin 2 kordi, lolli Alexelas, nüüd tuleme siit tühja saalile soojendab. Aga nagu tegelikult ju, kui teete veel, siis ju tegelikult nagu oli tore ja meeldis ju. Ei olnud ju vaja põdeda nii palju. Ei, no muidugi mõtlesime üle. Nad avastasid kuradi rahamasina. Ei, selles mõttes, et see on lahe projekt ja mulle nagu meeldib seda teha. No ega see igavesti ei kesta, et ma arvangi, et need, ma ei taha öelda siin, aga võib-olla need siin kandab praegu viimased show'd ongi, vaata. Aha. Et kaua see on nagu ikka, siis ei kui ei müü kohe välja, siis kohe on nagu out, ei viitsi enam. Selle kohta on samas see ütlus ka, et kui keegi müüb kohe välja, siis oli halvasti hinnastatud. See mõtled ka alati, vaata, aga ei. Aga tegelikkuses on lihtsalt peab nautima seda momenti ju. Come on, see on ju nagu ülikõvata, saad sükest asja teha. Ja mul oli näiteks lihtsalt see, et nad küsisid üliilusti küll. Aga ma hakkasin nagu ise põdema nagu selle peale, et nagu need on teie nagu die hard fännid, vaata. Ja kui palju neid nagu päriselt kotiks, kui ma tulen nagu oma selle 15 mindise looga, vaata, kuidas ma mingi basseini sujusin või midagi. Ja siis, et kui nad nagu on sellega mingi, kes see tüüp on, ma ei tea, kas viitsime kuulata, ma tahan Märtenit. Või siis jah, et teil on mingi sellised ülifeministlikud fännid. Ja siis tuleb mina. Ma ei tea, mul on peas see. Märten ja Malju. Mul peas see YouTube'i see Märten ja Malju. Seal tuleb see. Märten poeg.
Märten poeg . Märten . no ühesõnaga , ei tegelikult on see kõik äge ja ma siis ootan täiega sinu tuuri ka , ma pean minema hakkama nüüd . väga cool , jah , aga muidugi . nii et me sinust nii palju Uks on rääkida seal. saime . ei nagu tõesti , Aga mul on äkki hea meel, tahate et me kunagi tagasi , kui sa Jaa. siis , näiteks kui sul on see , Daniel on ära ja sul on vaja asendust seda , Jaa. et me teeme kahekesi , Jaa. saame minust ka rääkida , sest praegu oli Daniel , see memmpitsa ja siis La Mem. la memm ja siis , kuidas ta on kuulus . äge podcast . väga lahe . aga õppisime Tänil ongi vaja paremini see tundma . südamelt ära saada . mul oli vaja , see kripeldas ikka see kuus . aus , Jaa. mina olen ka nüüd targem . jah , et siis teate , kuidas Danil läheb . kuidas minul läheb väike update külalised . ja aitäh , et sa tulid , Kristina Jaa, . aitäh , et sa tulid kuulake ja salajutte siis . kuulake siis kui tahate salajutte . hea Kristina kohta ka midagi teada , siis siit kuulake ei saa kahjuks saada , aga salajuttudest siis . jah . Näeme nädala pärast , kui tund . jälle kuulus . näeme tund aega . nii peas käib . nädala pärast , kui olen kuulus . kuulus . Miks ma käin jälle maal? Miks ma käin jälle maal? Miks ma käin jälle maal?